videolõunatund Nõmme raadios. Tere taas, lõunatund Nõmme raadios ja tervitame teid nagu ikka esmaspäeviti. Kõigepealt päevakorra esimene punkt on tänada ja tervitada kõiki meie toetajaid. Oleme teile siiralt tänulikud ja loodame, et teid tuleb ajapikku veidi isegi juurde, sellepärast ajad ei ole kõige lihtsamad. Muide, ja see Nõmme raadio ei ole selles mõttes mitte mingisugune erand. Neid, kel praegu raske on, neid on ikka üsna palju ja millegipärast see arv tõuseb aina ja protsentuaalselt, kui nüüd arvestada, et kellel kui suur, kuidas jaguneb rahvuslik rikkus, no eks see ole ka pilt sellest, kuidas see protsess parasjagu käima on lükatud ja kuidas teda edasi on suunatud. Kahjuks on ikka millegipärast niimoodi, et see on ühtedel tuleb muudkui juurde, teistel jääb aga üha vähemaks ja viimast seltskonda on millegipärast protsentuaalselt sellest 100 üha rohkem. Muide, see ei ole mitte ainuüksi Eesti häda, aga see on selline üleilmne. Kellel on, sellel tuleb aga juurde ja sellele pandi alus juba ikka mitu-mitusada aastat tagasi, siis kui arvastati, et on olemas selline asi nagu majandus ja raha ja kõik ja muud, kuigi raha on olnud kogu aeg, pigem on ta olnud kunagi ekvivalendina. Muide, rahast nii palju, et näiteks, ega me Põhja-Koreast ju kuigi palju ei tea ja väga paljud ei tahagi teada, ometi on süsteem iseenesest ju väga huvitav, sellepärast, et siiamaani on see maa suhteliselt suletud ja meil on kombeks selle maa ümber pigem ironiseerida, itsitada nende uudiste lugejate ja mõningad üksikud kaadrid, mis sealt tulevad, sellepärast aga sügavamad teadmised või kuidas tegelikult asjalood on ja kuidas nad mõtlevad ja kuidas nad elavad, söövad ja surevad ja sünnivad. Ega sellest mingisugust pilti eriti ei ole, aga süsteem on iseenesest seal väga huvitav ja inimeste arusaamad seal juures, seal on ka siiamaani kehtiv rahaühik on won ja ametlik vahetuskurss oli alles nüüd äsja, natuke aega tagasi, oli $1 oli 110 vonni. Ja kui sa selle kursi järgi vaatad ja sealseid hindu, kas või toidukauplustes, siis tundub, et kõik on üsna kallis. Kui nüüd siis, aga võtta see seltskond, inimesed, kes sealsed, ma mõtlen kohalikke, kes tegelevad ekspordi ja impordiga, neil võib olla ka valuutat ja nad saavad seda valuutat koha peal vahetada ja see kurss on juba sõltuvalt siis, hetkest ma räägin mingisugust paari kuu tagusest ajast, on 8 kuni 10 000. Nii et hoopis teine ja siis mustal turul sa saad $1 eest, mustturg, see on peaaegu ametlik, see on niisugused tänavakioskid ja müügipaigad, seal saad vahetada umbes 20 000 $1 eest ja kui sa selle hinnaga võtad, siis maksab niisugune keskmine toidukorv võib arvata kuskil $1,5–2 juures, mis ei ole sugugi mitte palju. Nüüd aga see kõik sõltub ju sellest, see pilt, kui palju nad seal siis teenivad. Kortermaja on selline suur kortermaja, seal all on hingimata kivisöö katlamaja, nagu siingi kunagi olid ju. Siin olid ka katlamajad tihti peale mitme maja peale, ehk siis terve kvartali peale see küttejaam või katlamaja ajas küll musta tossu välja, aga tegi oma töö suurepäraselt ära. Ja sealne katlakütja saab $6 umbes kuus. Kui ta on veel Hönjanist väljas, siis on see palk natukene väiksem ja nüüd tekib õigustatult küsimus, et aga kuidas ta sellega toime tuleb. Aga vaata, siin on nüüd selline lugu ja süsteem, et palju on üle võetud sellest sõjaajast või pärast teise ilmasõja järgsest ajast, kui raha üldse ei olnud, sellepärast et Kim Il-sen, Korea rahva suur juht ja õpetaja, arvas niimoodi, et aga milleks me anname neile raha,
kui nad selle raha eest ostavad mingisugust süüa või söögiaineid, toiduaineid ja rõivaid ja nii edasi. Selle asemel loodi süsteem selline, kus raha töötajatele alguses üldse ei antud. See oli ka arusaadav, sellepärast et raha ei olnud ja raha eest ei olnud ka midagi osta. Terve Põhja-Korea oli sisuliselt puruks pommitatud ja kui vaadata teise ilmasõja järgseid pilte Pyongyangist, ega seal praktiliselt ühtegi kivimaja tervet ei olnud. Ja siis loodigi see selline süsteem, mis on säilinud siiamaani, osaliselt sa saad küll 6 dollaritesse, aga need on need ametlikud dollarid jälle, see 110-le. Kui me nüüd võtame selle 20 000-le, siis see palk tegelikult on oluliselt suurem, nii et ostuvõime järgi on see palju suurem. Ja siiamaani saad küll oma $6 kuus, aga selle eest toiduained saad sa töö juures, tööandja annab sulle toiduained, seal on oad, riisid ja veel mingisugused asjad, pluss riided ja esmatarbekaubad, jalanõud. Need sa saad ka töö juurest. No see on üks põhjus võib-olla selle seletamiseks, et väga paljud põhjakorealased käivad riides suhteliselt ühtmoodi. Aga samal ajal on kõik õnnelikult lastesüsteem, makse muide ei ole siiamaani. Ja nii ongi, ja kusjuures see süsteem on ka natukene säilinud, see oli Songbun oli selle nimi. Ma jätsin selle järgi meelde, et Song ja Bun või Ban, no laul ja saiake. Songbun on see süsteem, mille järgi elanikkond jaotub 3. Ühed on revolutsioonilised, nemad saavad toiduaineid kõige rohkem, see valik on mitmekesine ja pole väga vigagi. Siis on põhiliselt, põhiseltskond, see on niimoodi neutraalne, nende toidupakett on natukene siis vähem mitmekesine, üksluisem, aga siis on ka veel vaenlased. Vaenlased on need, kes on kuidagimoodi kas vaenurežiimile kaasa aidanud või siis oma korda kritiseerinud ja pooleldi avalikult või siis päris avalikult siis läheb päris pikaks ajaks kinni, aga see kõik kandub üle ka muide sugulastele. Ja et lähisugulaskond, see on ka nende repressiivsüsteemi hammaste vahele jääb sellisel juhul, kui üks midagi teeb, et siis võib arvestada, et ka pojad ja tädid ja onud kuidagimoodi repressioonide alla võivad sattuda, nende toiduratsioon võib sellest oleneda ja nii edasi, nii edasi. Nii et see ei ole nii üksüheselt võetav ja kui näiteks Eesti Vabariiki praegu võtta, kus ametlikult on teada antud, et kõiki kuulatakse pealt ja kogu aeg, kus Eesti tippadvokaadid ütlevad, et praktiliselt iga ühe suhtes on praegu seadus võimaldab algatada kriminaalasja ja kohus on suuteline ka selle nii-öelda võiduka lõpuni välja viima, siis hakkab tekkima ka küsimus, et aga kuidas siin? Niipea, kui sa oled mingisuguses parteiladvikus, ühe, teise või kolmanda, kes parasjagu seal võimul on, kes kuidagi jagab, sõltumata nendest nimetustest on see, teine või kolmas, tuleb välja, et üks seltskond on otse kui puutumatu ja nende toiduratsioon on oluliselt rikkalikum kui see teised peavad rahuldama vait olemisega, omaette rusikas taskus vandumisega ja toiduratsioon on ka suhteliselt kehvem, sest ei saa endale midagi muud lubada, nii edasi, siit võib paralleele leiutada küll ja küll, aga olgu, aitab sellest Koreast ja paralleelide otsimisest, keegi ütleb, et see on pahatahtlik ja võib-olla liiga suunatud ja kuidagi niimoodi. Aga olgu, maitse asi, et igal pool on omad teatud eelised. Muide, mis puudutab veel Koreasse, siis ega lasteasutused ja kõik see on ka täiesti tasuta, seal toitlustamine ja kõik nii edasi ja nii edasi. Riik on võtnud endale ka teistsugused funktsioonid. Nüüd aga, kui me selle üle itsitame ja vaatame seda ülientusiastlikku uudistesaadet, kas või mida aeg-ajalt siin on kombeks näidata, irvitamaks kogu sealse süsteemi üle, tunnetame meelde, et tegemist on tuumariigiga. Tegemist on siiski riigiga, millega arvestatakse terves maailmas
erinevalt Eestist muide. Ja seal on üht-teist veel, võtame ikkagi teaduse, seal on suudetud oma raketisüsteemid, muu selline välja töötada, millest siin tõtt-öelda võib ainult und näha, kus on siiamaani jõutud ainult nii kaugele, et mingitest Hiina osadest pannakse midagi kuskil kokku, lüüakse see nii-öelda label ehk made in ümber, muide Eesti Vabariigi Kaitseministeeriumil on see õigus olemas, nad võivad ükskõik kust mingisuguse toote võtta ja neil on see, ma ei tea, kuidas selle nimetus täpselt on, kas sertifitseerimis või selline omanikumaa, tootjamaa silt külge lüüa, nii et ei ole probleemi ja sellepärast räägitaksegi Eesti mingisugusest kui Eestist kui kosmoseriigist ja Eestist kui mingist raketisüsteemide leiutajast, mul tuli Jaan Tatikas millegipärast praegu kohe meelde, aga olgu. On kindlasti inimesed, kes on entusiastid ja kes mingil määral seda asja jagavad, aga ma pakun siiski välja, et Eestis ei ole neid inimesi praktiliselt üldse olemas, kes suudavad ka lihtsamaid selliseid raketitrajektoore ja mingisuguseid kosmilisi valemeid kuskilt nagu käisest puistata ja neid veel seda enam kasutada oskavad. Lihtsalt ei ole, siin ei ole sellist ettevalmistust olnud ja ega seda ei saa ka pahaks panna, sest meil ei ole selle järgi mingit tarvidust olnud, kui saaks omade juba olemasolevategi kuidagi moodi hakkama. Muide, näiteks kas või see põlevkivi. Ega põlevkivi tehnoloogias, meil oli juttu sellest ju põlevkivi õli tootmisest, et kas siis tulid rohelised ja ütlesid, et ei tohi ja siiamaani ei ole keegi küsinud, kus need rohelised noored raha said, aga olgu selle, kuidas on, võib-olla olid säästud näiteks, mõtleme kõige positiivsemas võtmes, võib-olla olid säästud ja võib-olla võitlesidki, aga põlevkiviõli kui selline. 1953 oli aasta, kui selle kohta ilmus üks töö, see oli ühe inimese doktoritöö. Tol ajal muide ei antud doktorit niisama nagu praegu. Praegu on doktoritöö kirjutatud, et ruut on ringist erinev ja siis tood põhjusi ja ringide ja ruutude kasutamine ja veel midagi. Ja kõik noogutavad ja saadki sellest ka doktoritöö. Ma ei tee nüüd nalja, sellepärast neid teemasid, millest doktorikraad on antud, on veel palju jaburamaid. Esimene tuleb meelde kohe, et inimkeel on mitmekesisem kui loomakeel. Alles hiljaaegu me rääkisime sellest, tõime näiteks ka siin lõunatunnis. Aga antakse doktorid ja selle doktoride raames need tehnoloogiad muide, mida praegu kasutatakse, on täpselt samast ajast pärinevad. Ega mitte midagi uut välja mõeldud ei ole. Ja põlevkivi puhul tuleb välja, et kõige optimaalsem, majanduslikult kõige kasulikum ja lisaks ka saaste mõistes on kõige kasulikum toota põlevkivist gaasi. Kunagi ju tervet Leningradi oblastit toideti siit pärit gaasiga, mida siin Kohtla-Järvel toodeti. Võib-olla isegi toru alles, mine tea. Ja sellest gaasi tootmisel jäi järgi ainult üks pulber ja sellest pulbrist toodeti ehitusblokke. Nii et praktiliselt mitte midagi ei jäänud järgi. Ja siis teine variant oli õli ja gaasi koostootmine. Siin olid juba heite küsimused natukene suuremad, aga kuna seda õli oli vaja ja see õli oli mitmel pool allveelaevade kütuseks näiteks suurepärane. Ja siiamaani teda kasutatakse, siis võib olla. Aga nüüd on, miks seda õli praegu ilmselt taga aetakse, siin on muidugi võimalus. See on nüüd teoreetiline, ma ei väida siin antud juhul mitte midagi. Et müüakse seda õli, vähemalt nii tehti umbes aastat 10 tagasi. Müüdi alla oma hinna, siis kuskil mingi tankeriga veeti välja. Tankeri peal olles juba, see on üleüldine praktika maailmas, nii käibki. Paberid käivad edasi-tagasi, hakkab oksjon pihta, kes rohkem maksab, sinna poole see nina suundubki, ka omanik vahepeal vahetub, hinnad loomulikult muutuvad ja sealt võib-olla tekivadki need kohvrid, sularahad ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Nii et siin õlimeeste lobi on ikka üsna tuntav, veel kord, me ei väida, et see praegu niimoodi käib, aga
majanduslikult oleks kõige ette sedasama gaasi toota, sellepärast et seda enam mingisugust uut tehnoloogiat me ei ole välja mõelnud. Ja nüüd on isegi see põlevkivikeemia, mis kunagi oli Eestis maailma tasemel. Seda võib öelda praktiliselt enam olemas ei ole. Asja on üle võtnud inimesed, kes nendest asjadest eriti palju midagi ei tea. Õnneks VKG-s veel on, jah. Aga need põlevkivi teadlased, kes sellega tegelesid, need on tänaseks päevaks unustatud ja surutud, ei tea, mitte otseselt, ärge nüüd mõelge, et nad on surutud kuskile nurkadesse, ei tohi seal piiksugi teha, lihtsalt, ma kujutan ette, et kui sa oled eluaeg millegiga tegelenud, olnud maailma tipus ja nüüd ühtäkki avastad, et nüüd, kus just oleks, energia on küsimus number 1 suurte, ka kõige suuremate maailma firmade jaoks. Ja nüüd järsku ei ole su teadmisi mitte kellelgi vaja, selle asemel on vaja parteilist kuuluvust ja niisugust pealehakkamist ja head nina finantsvoogude suhtes või umbes kuidagi niimoodi. Olgu pealegi, lähme nende pealkirjade juurde, muidu me oleme takerdunud siin mingitesse üldistesse jutlustusse, mis võib-olla ei paku mitte kellelegi huvi. Robert Nikolajev ütleb, see on väga tore, et meil on Robert Nikolajev, kes ütleb meile välja ühe sellise tõe, mida ilmselt, mille peale naljalt ei tule. Tallinna ööelu, alustame uuesti, püüame ilusti öelda. Tallinna ööelu vajab inimesi, kes selle eest seisavad. Huvitav, Tallinna ööelu vajab, kõigepealt ööelu, mida ikka vajab. Võib-olla inimesed on need, kes vajavad ööelu, on teatud sellised romantiliste kaldavustega inimesed, kes otsivad just ööelu. Mida selle ööelu all silmas peab? Mõni peab pordumaju, mõni peab seda, et baar või diskoteek peab hommikuni lahti olema. Mõni peab oluliseks seda, et mingi promenaad töötab, seal promenaadil töötab ka puhvet ja seal kõnnib vallalisi, suhtlemisaltid inimesi, aga sõnastatud on suurepäraselt. Me räägime jällegi keelest. Tallinna ööelu vajab inimesi, kes selle eest seisavad. Me seisame aga päevaelu eest näiteks või kas selle eest ka keegi seisab või abielu eest meil seisab sihtasutus SAPT ehk siis sihtasutus perekonna traditsiooni kaitseks. Aga nüüd on vaja ka ööelu eest seisjaid. Riigikaitsekomisjoni esimees, kes on meil Stoicescu, uskumatu. Me tsiteeri neid ammu, ei Rainer Saks ega kes nad seal on, sellepärast, et sealt on tulnud 4 aasta jooksul sellist juttu, mis ei võimalda neid kuidagi moodi ekspertideks liigitada või neid niimoodi nimetada, aga olgu pealegi. Aga siin on jällegi puhtkeeleliselt. Riigikaitsekomisjoni esimees ütleb, kui käimas olev Venemaa agressioon lõpeb, siis tõenäoliselt algab teine. Huvitav küll, me oleme kogu aeg rääkinud sellest, et Ukraina peab sõja võitma. Ta võidab selle sõja. Siis Ukraina alustab uut agressiooni või kes on siis see, kui Ukraina võidab sõja, Venemaa on kapituleerunud, tükikesteks saetud, allutatud, Karise kombel põlvili surutud, Kallase kombel tükikesteks tehtud, siis kes seda uut agressiooni alustab? Äkki meie või? Ei, Ukraina või kes? Veel kord. Kui käimas oleva Venemaa agressioon lõpeb, siis tõenäoliselt algab teine. Aga võib-olla ütleb meile Stoicescu, et siin ei ole midagi teha, Venemaa võidab ja alustab kohe uut. Kas nii või? Aga seda räägib meile Riigikaitsekomisjoni esimees, kes võiks olla oma vaimselt tasemelt nii arenenud küll, et ta suudaks oma mõtteid, kui neil mingi mõte sees on, ka kuidagi moodi verbaalselt väljendada. Ja mis enamgi veel, need kirja panna, sellepärast, et kui sa oled need asjad kirja pannud, siis on sul alati võimalik nende juurde tagasi tulla, üle vaadata, äkki sai miski kuskilt segaselt öeldud, äkki miski viga treffas sisse, seda juhtub, ega selle eest ei ole mitte keegi kaitstud.
aga lihtsalt üle vaadata, et kas on arusaadav see, mida ma tahtsin öelda. Olen ju riigikaitsekomisjoni esimees ja väga tähtis nina ja seetõttu peaks ka teated olema tasemel. Juhtkiri ütleb, Delfi muidugi. Võidupüha paraad näitas, et venelaste ajaloolisest triumfist pole enam haisugi järgi. Kas järel või järgi? No see on ka neil sassis, aga olgu pealegi. Venelaste ajalooline triumf. Millisest triumfist räägitakse? Venelaste ajalooline triumf. Kas sellest, kuidas nad marssisid Pariisi näiteks? Või on mingisugune muu? Või on äkki mõeldud 9. maid, kus tähistatakse võidupüha, võitu teises ilmasõjas. Fakt on see, et NSV Liit, muide mitte Venemaa, pange tähele, vaid NSV Liit tol ajal võitis siiski koos, no liitlaste, ega keegi ei vähenda seda liitlaste panust loomulikult. Aga fakt on see, et Keitel kirjutas alla selle tingimusteta kapitulatsiooni akti, Žukov teisel pool. No, aga millisest triumfist jutt on, ei ole arusaadav. Järjekordselt mingisugune pealkiri, juhtkiri suisa, millest ei ole võimalik aru saada. Aga nüüd, Avaron toob välja jook on Y-ga kirjutatud 2 O ja K. Võlakirja suured riskid. See meenutab Air Balticut. Air või Baltikut. Air Baltic või Baltic, ükskõik, kirjutatakse Baltic. Ja jook võlakirja. Tähendab, meil mitmed iduettevõtted, kes on hakanud mingisuguseid tooteid tegema, noh lihtsalt joogi näol ei ole ju ka mitte mingisuguse tehnoloogiaga tegemist on lihtsalt ühe mingisuguse mõttega teha kaerast näiteks mingisugust jooki ja väga hea turunduse korral on seda võimalik müüa, ega inimestel praegusel ajal eriti rohkem mitte midagi vaja ei ole, öeldakse, et see on jube hea, siis leiutatakse mingisugune teadlane, nii-öelda ekspert sinna juurde, kes ütleb, et pole väga vigagi. Tegelikult taga ei ole sisuliselt ei tehnoloogiat ega toodet ega mitte midagi. Mis see Air Baltic siia puutub? See on lätlaste asi ja meil ei ole siin haukuda ei ühe ega teise asja peale. Kus see seos on? Ma saan aru, et kui leiutatakse mingisugune Estonian Air näiteks. Sellepärast, et ega see jook on ju saanud ka täpselt samamoodi riiklikke toetusi ja kõik võimalikke abirahasid ja mitte üldse vähe. Tavaliselt nende asjade puhul ainult see abiraha ja toetus ongi kogu businessi põhjus. Aga noh, maitse asi järjekordselt, kes tahab, joob ja kui maitseb, siis head isu. The New York Times ütleb, ei ütle ta midagi, seal kirjutati üks artikkel, mis põhjustas üsna suure tormi. Jutt on nimelt sellest, et nüüd on otseallikatest välja tulnud, kuidas Iisraeli sõjavägi on käitunud palestiinlastest vangidega. On dresseeritud koerad, kes märguande peale paljaks riietatud palestiinlaste kallal suguakte toime panid. Neid palestiinlasi mõnitati ja piinati sõna otseses mõttes kõige jõhkramal viisil. Iisraeli valitsus on loomulikult kõik tagasi lükanud ja on lubanud The New York Timesi ja vahetult artikli kirjutanud inimese suhtes ka kohtuasja algatada. Nii nagu me teame, see propagandaaparaat on neil suurepäraselt alati töötanud ja tuletame meelde ka, kelle käes maailma ajakirjandusest 95% on. Et näis, mis sellest välja tuleb, aga igal juhul selline süüdistus ja pange tähele, mingisugused inimõiguste ei organisatsioonid, liidud ega mingisugused muud ühendused, vabaühendused, mitte üks piuks, mitte üks käuks, mitte kõik on vaid sellepärast, ma ei näinud, ma tol hetkel vaatasin just kuskile mujale, olin ametis millegi muuga. See on nagu isegi kõige paremad teadlased inimmõistuse otsingutel on suunanud millegi pärast oma pilgud maa pealt eemale ehk kaugemale ehk seal midagi on. No näis,
mis sellest välja tuleb. Nüüd Ukraina skandaalist paar sõna ka, sellepärast, et Ukrainska Pravdas on ilmunud mitu artiklit ja seal olen tähele pannud, et üks äärmiselt sümpaatne noor, aktiivne ja väga terane ajakirjanik Mihhail Tkatš ta on nii-öelda kiusanud seda Jermakki juba tükil ajal, Minditšit täpselt samamoodi. Need on need skandaalsed tegelased, keda süüdistatakse miljonite varguses, kusjuures nüüd, kui päris tõsiselt asja juurde minna, siis alates Kutšmast ja isegi Kravtšukist, kes on, paljudele ei ütle need nimed enam mitte midagi, need on kõik muide Ukraina presidendid olnud. Kõikidel nendel olid majad, näiteks siis, millega sai kuulsaks Porošenko, või vabandust, mitte ka Jatsenjuki, ütlen teile selle nime, kes 2014, teinekord on nimedega jookseb kinni lihtsalt. 2014. aastal lükati nii-öelda troonilt minema, siis temal oli seal oma tagasihoidlikus jutuvärkide säärpäris ka kingitus leivapäts, mis oli tal kingitud, mis oli 2 kilo raske, mis koosnes puhtast kullast ja nii edasi, see kuldne kakapott, see tuli sealt samast ja ega hilisemadki, näiteks Porošenkol endal oli ju majake, mille loomisel kasutati Valge Maja motiive ja ka hilisematel ei löönud keegi risti ette ja kohalikud suhtusid sellesse üsna arusaavalt, et suurtel meestel peavadki suured majad olema. Aga igal juhul Jermak nüüd, muide Postimehele tuleb küll väike kummardus siin koha peal teha, võib-olla isegi suur, sellepärast et nad olid ainsad, kes Eesti ajakirjandusest sellele tähelepanu pöörasid, kuna Jermak, kes oli tegelikult kogu Ukraina riigi hallkardinal, kes töötas koos praeguse presidendi Zelenskiga juba kvartal 95 ajal, siis kui nad veel show businessis aktiivselt tegevad olid ja kes oli sisuliselt kogu Ukraina juhtimise taga ja siis see omakorda käis nõidade ja igasuguste ennustajate juures. Üks oli Victoria vist või mis ta nimi oli, ükskõik. Ja kui ta Jermaki käest küsiti, et kas te olete käinud selle nõia juures ja ka oma tegevusjuhiseid saanud. Oi, ma tunnen seal mitmesuguseid Victoriaid, ma tunnen seda ja seda, aga mina ei tea, mis selle perekonna nimi oli. Ei, ma ei ole kunagi mitte midagi taolist teinud. No loomulikult ei ole. Kes seda ütleks, aga igal juhul suured protsessid on praegu käimas. Ja millegi pärast jälle, Postimees on meil selles mõttes tubli olnud, et ta on ka selle kandi pealt meid natukene harinud. Neid, kes otseallikaid võib-olla nii palju ei loe või üldse ei loe. Sellepärast, et kui ilma selle Postimehed loed näiteks ainult teisi mingisuguseid pealmisi väljaandeid või kuulad ainult riigiraadiot või jälged ainult riigitelevisiooni, sest nendest asjadest sa praktiliselt mitte midagi teada ei saa. Ja võibolla vaadatakse isegi viltu, kui sa selle kohta midagi ütled või julged milleski kahelda või mine tea, äkki hakkad hoopiski küsima, et kuidas selle Lehtme kohtuasjaga nüüd lõppude lõpuks on, mis kohtuasjaga, võibolla ta pole ju isegi, ei tea, kui kaugel see asi on. Seis on selline. Nii, otsepilt. Kristen Michal ja kõrged külalised arutavad Lennart Meri konverentsil, mis saab NATO-st. Vaat Kristen Michal ei ole ilmselt see isik, kes arutab selle üle, mis NATO-st saab. See meile kas meeldib või ei meeldi või jätab täiesti ükskõikseks. Selge on see, et Kristen Michal on nüüd küll see kõige viimane, kellest NATO puhul midagi oleneb. Et võtaks natukene tagasi. Eksminister Vladimir Svet ütleb, kes mäletab, mis minister oli keegi Vladimir Svet.
no hakkate kukalt kratsima, mõtlete, et sai, aga oli, nimi tuleb tuttav ette, oli nagu minister küll, mis minister ta oli. Ja mina jään muide ka praegu vastuse võlgu, minu meelest oli ta, kas ta mitte majandusminister või midagi taolist ei olnud. Igal juhul, eksminister Vladimir Svet ütleb, Läti valitsuse lagunemine paneb muretsema Rail Baltica ja Air Balticu pärast. Esiteks, kelle see asi on, mille üle muretseb keegi eksminister Vladimir Svet, Läti valitsuse lagunemine? Rail Baltic. Meid paneb muretsema, et Vladimir Svet ikka veel millegi üle muretseb. Ja võib-olla siin on märk selle kohta, et ta ei ole jätnud plaani uuesti võimu juurde naasta. Näib, mis sellest saab. Hipp Saar ütleb, võru keel ei vaja ellujäämiseks haletsust, vaid tunnustamist. Nüüd võru keelega on üsna keeruline lugu. Nimelt, see on suurepärane, et meil selline nähtus nagu võru keel üldse veel olemas on. Ja annaks taevas, et see niimoodi ka jääks. Sellepärast, et selles on midagi ürgset ja midagi sellist, no midagi mõnes mõttes praeguses olukorras isegi ebaloomulikku, et selline asi on kuidagimoodi siiamaani elujõus ja eksisteerib. Nüüd aga võru keel, väljendina võru keel on väga hea. Aga lingvistide kokkulepet ei ole umbes 150 aasta jooksul saavutatud. Kas tegemist on eraldi keelega? Selles mõttes, et eesti keel ja võru keel, kas nüüd on tegemist eraldi keelega või on tegemist siiski keele murdega, no murrak ta kindlasti ei ole, murrak on väiksem. Võib-olla mingisuguse eriliigiga või kuidagi niimoodi. Mingit üksmeelt esialgu veel ei ole. Võib-olla on see ka hea, sellepärast, et kui oleks mingisugune üksmeel saavad, selge on olemas ja nüüd on selge ja las saavad ise kuidagi moodi hakkama. Aga nii palju veel, et kui eesti kirjakeel ehk standardkeel kohe pärast vabadussõda kehtestati, siis see kehtestati ju Põhja-Eesti murde põhjal ja samal ajal on Lõuna-Eesti murre, see samane võru keel, kon kaki kraa, mis keeles see oli, seal puhtalt võru keeles, kus oled siin sauna taga puu otsas, kon kaki kraa, kus ka vares kraaksub, olgu, või kellegi punased püksid jalas, kuulake, kui ilusti see kõlab, et Verreva kalssa, Verreva, see on üsna niisugune verevärvi, punased, hästi sümpaatne. Aga kehtestati Eesti standardkeel siiski Põhja-Eesti murde järgi, vaatamata sellele, et Lõuna-Eesti omad tegelikult palju vanem on. Aga olgu peale, eks seal maitse asi, nii ta meil praegu on läinud ja ka suurepärane, et on. Nii et haletsust ei ole mitte mingisugust vaja, vaid tunnustamist. Ja ongi, ega normaalne inimene peaks ju seda kõike tunnustama ja kuidagi sellest aru saama. Ja uhkegi olema, et meil selline asi on olemas. Kuigi on vaieldud näiteks isegi, et kas seto keel on eraldi. Muide, võrukad naeravad setode üle, et seto tuleb sellest, et nii seda kui toda. Nii et päris selge ei olegi, kes ta selline on. Et ta on nii seda kui ka toda. Ja siis on veel üks keel, mis on ajalooliselt pretendeerinud omaette keele nimetusel, see on mulgi keel on ka pretendeerinud, sellest ei ole midagi välja tulnud. Siis saarlastel on muidugi ka oma selline keelepruuk, see on saare murdeks nimetatakse, on ka murrakuks nimetatud, aga võt Saaremaa puhul on üks asi, mis on täiesti ilmne, võt see on selle õ ja öö vahekord. Et õõd saarlastel väga raske välja öelda. Ikka ma pöle olnudki, pöle arugid saanud öö. Ja see eriti naljakaks läheb, kui me oleme harjunud, et suur tõll, suur töll, aga töll on tänases keelepruugis hoopiski
tähendab midagi muud. Igal juhul ei seostu see kuidagimoodi mingisuguse kangelase või siis kohalikuse eepilise tegelasega, olgu pealegi. Kunagi keegi rääkis isegi sellist lõbusat lugu, et keegi Saaremaalt pärit pikavee autojuht oli, kes oli puhtal kujul õppinud ära selle õ-tähe, ei eksinud mitte kunagi. Aga kui ta ennast vinti võttis, siis hakkas ta tavaliselt laulma oma lemmiklaulu. Originaal on öö on imesoe ja paistab kuu, siis ta oli kangekaelselt laulnud öö on imesoe ja paistab kuu. Vot kuidas alateadvus mängis ja kartis seda öö-tähte nii kangesti, et ööst saigi kohe öö. Olgu. Nii, ja mis oli veel? Siin Eesti Ekspressis ilmus üks lugu, mis on mõneski mõttest tähelepanuväärne. Jutt oli Savisaare protsessist, aga juba seal kunagine näidend oli tsiteeritud seda, kuidas käsitleti Savisaare protsessi või millena. Pideva, ja seal alguslaused olid sellised, pideva menetluse teel neutraliseerida. Pideva menetluse teel neutraliseerida. Vajadusel menetluse kaudu neutraliseerida. Menetluse kaudu, sellest on meil pikalt laialt räägitud, et menetlus tihtipeale ongi juba nagu kohtuotsus ise ja nagu karistus ise ja kestab ta ei tea kui kaua. Selle aja jooksul laostub nii perekond, inimene rahaliselt kui ka tervislikult. Mitmed inimesed ongi surnuks muide menetletud, aga peetakse seda kõike väga õigeks ja väga heaks ja aga olgu nii. Niisiis, nüüd me ei ole tükk aega rääkinud mitte ühtegi sõna siin Regional Jet ja transpordi varahaldusest. Ehk siis, mis selle firma nimi, mis pärast Estonian Airi loodi, ehk Nordicast. Edulugu, müüdi kõik ju maha ja kõik on likvideeritud ja kõik on suurepärane ja kõik on rõõmsad. Aga nüüd ma tsiteerin teile. Novembris rääkis minister, et lennukid, minister, see on siis, kes meil see minister on praegu, Sutt või kes, ei tea, minister, kes meil majandusega praegu tegeleb, meil majandusministrit ju polegi nagu. Novembris rääkis minister, et lennukid on müüdud ja raha on palju, kes on kätte saadud, sisuliselt rahapada ajab üle ära. Nüüd avaldati 2025. aasta majandusaasta aruanne ja tuleb välja nagu tutkit praat. Kes ütles? Toots ütles vist minu meelest. Lennukite müügist ja summadest ei ole mitte silpigi. Ametlik aruanne. Rahadest mitte sõnagi. Kõrvutades neid kahte dokumenti, see on siis majandusaasta aruanded ja riigi statistikaamet, need on riiklikult aktsepteeritud dokumendid. Sealt ei saa enam mitte keegi aru, kus on need lennukite müügist saadud 32 miljonit. Neid lihtsalt ei ole olemas. Minister võib ajada suust välja ükskõik mida, võtad ametliku dokumendi, kus see nüüd on, aga dokumendist ei selgu, mingit 32 miljonit olemas ei ole. Nii et võt kuidagi niimoodi. Olgu tipphetked, jällegi me räägime keelest. Tipphetked, jäähoki maailmameistrivõistlused, need on praegu käima läinud. Mõnda huvitavad, mõnda jätavad ükskõikseks, mõned ütlevad, minu asi pole. Kuna Eesti seal ei mängi, mingisuguses liigas kuskil mängivad ja noored on eriti tublid olnud, edu neile igal juhul. Aga praegu jäähoki maailma meistrivõistluste turniiril eestlasi ei ole ja selle kohta öeldakse niimoodi. Eestlastest eeskuju võtnud Soome alistas Ungari kindlalt. Kas siis eestlased on kunagi võitnud Ungarit jäähokis või? Ma vaatasin igaks juhuks, mõtlesin, et aga võib-olla on selline pretsedent olemas. Ei ole, vähemalt ametlikust statistikast sellist, spordistatistikast midagi sellist ei leia. Aga nüüd eestlastest eeskuju võtnud Soome.
kas Soome jäähokikoondis on siis selline, kes võtab Eesti jäähokikoondiselt midagi õppida või on suuteline sealt, mitte suuteline, vaid mida sellest Eesti jäähokikoondisest on Soomel õppida. Soome jäähokikoondis on maailma vaieldamatu tipp. Siin ei ole üldse mitte mingisuguseid, vaatamata sellele, et igal aastal ei ole tundnud maailmameistriks või olümpiavõitjaks, on nad seal kogu aeg tipus olnud. Nad on kardetav vastane, ohtlik vastane, absoluutselt kõikidele. Kanada, USA, kõik. Praegu Venemaa enam osa ei võta, aga ta oli kõikidele. Ja on siiamaani kõikidele vastane. Eesti seevastu, tublid kindlasti, aga paraku tiivad sinna sellele tasemele, kus Soome on, praegu mitte kuidagi ei kanna. Ühel puhul on tegemist emuga ja teisel puhul on tegemist ikkagi kotkaga. Emu teadupärast lennata ei oska, aga emul muide on veel üks tähelepanuväärne omadus. Emu ei oska tagurpidi käia. Nii et selles mõttes on võib-olla võrdlus isegi hea, et meil on hokis ainult edasi minna. Ei mingit tagasiminekut, sest see ei ole lihtsalt võimalik. Pole kuhu minna. Aga olgu. Nüüd on olemas üks selline inglise sait, mis käib mul tellituna. Või inglise ajakiri, ütleme. Seal erinevaid väga huvitavaid asju võib leida ajaloost ja muusikamaailmast. Ta on selline popuri või selline ülevaatlik, selline kaleidoskoop igasugustest huvitavatest asjadest, huvitavatest faktidest, huvitavatest piltidest läbi ajaloo. Ja seal oli üks pilt. Ja pilt oli selline, kus üks valge mees habemega sepp saeb läbi laeva peal musta mehe jala ümber olevat võru. Ehk siis saeb läbi ahelaid. Pilt on tehtud aastal 1907. See on brittide väljaanne, tuletame meelde. Ja siis selgitus selle pildi juurde on äärmiselt huvitav. 1907 on pilt tehtud, kus Briti laev silmas orjalaeva, tuli otsekohe ligi ja vabastas need orjusesse viidavad neegrid. Et need olid siis Aafrikast toodud ja need vabastati. Inglise laev vabastas need orjusesse viidavad neegrid. Kuhu neid viidi? Loomulikult Araabia maadesse. Vaadake nüüd see on küll kõige ehtsam neurolingvistiline programmeerimine. Viidi Aafrikast viidi neegreid kuhu? Araabia maailmast. Araabia maailm järelikult on see üks orjakaubandus, järelikult on see üks mingisugune jube koht, järelikult inglased olid need, kes vabastasid mustad mehed, mis tegelikult näitab meile hoopis mingit muud pilti. Araabias orjakaubandust kui sellist meie mõistes ei tuntudki. Seal olid hoopis teistsugused suhted ja ei maksa ostsida kolli sealt, kust seda ei olnud. Tingimused olid teised, arusaamad olid teised, pangandus, muide siiamaani täiesti teistsugune, meile sellest millegi pärast rääkida ei taheta. Pangandus, kus näiteks intressi ei ole ja nii edasi. Võib-olla, kus on laenu raskem saada, aga mingisugust liigkasu võtmist ehk siis protsente ja neid asju ei olegi. Nüüd, ma hakkasin vaatama, et huvitav, et kuidas moodi seda kõik, neid asju ikka seda orjust siis käsitletakse tänasel päeval, sellepärast teada on just Briti impeerium, muide ka Holland näiteks, hiljem ka Belgia. Need olid kõige suuremad orjakaupmehed üleüldse. Tänu sellele pandi käima spetsiaalsed laevaliinid, orjaliinid, mis vedasid eeskätt Põhja-Ameerikasse ja ka mujale maailmas, Araabiasse, nagu öeldud, suhteliselt vähem, sellepärast nendega ei osatud äri teha. Ja viidi laiali kõige suuremad orjakaupmehed. Nüüd tuleb välja. See on nagu Francis Drake, Briti suuremaid mereröövleid, nüüd on ülendatud praktiliselt
kõige, noh, niisugused, kuna ta täitis ka kuninga riigikassat või kuningriigi kassat, maksis röövimiste pealt ja tapmiste pealt, maksis oma väikese lõivu, siis võis ta teha, mis ta tahtis. No nagu hiljaaegugi vabastati Rumeeniast või kust toodi see Ukraina petis ja väljapressija toodi siia, maksis 8,5 miljonit ära ja sõitis oma eralennukiga siit krõbinal minema. Toodi siia, et siin vabaks lasta. Noh, ajalooline paralleel küll, aga nüüd selle orjusega seoses. Ametlikust statistikast saame teada, mis oli viimane riik, kus kaotati orjus. Milline oli viimane Araabia riik? What was the last, viimane Araabia riik, kus, vabandust, ma nüüd natuke koperdan, sellepärast, et see on tõlgin käigu pealt, kus lõpetati ära orjus. Ja huvitav nüüd, viimane Araabia maa, kus lõpetati ära orjus, oli Mauretaania. Ma olen Mauretaanias käinud Pariis-Dakari ralli raames kunagi ja minu meelest oli Mauretaania Aafrikas. Kontrollisin järgi, et äkki midagi, mingi veresoon peas lõhkenud või kõik. Ei, Mauretaania ongi Aafrikas, aga viimane Araabia maa, kus lõpetati ära ametlike andmete järgi orjus, on Mauretaania. Võta või jäta. Nii. Mauretaaniast sai viimane maa, mis lõpetas ametlikult orjuse 1981. aastal. Kõik Araabia maa, Mauretaania. 1990. aastal Kairo deklaratsioon inimõiguste kohta islamist deklareeris, et mitte kellelgi ei ole kedagi teist inimest õigus orjastada. Kairo konventsioon, Mauretaania, Araabia maad. Pange nüüd see kuidagigi moodi, püüdki ühte putta panna. Nii, ja kus oli viimane maa? Ma esitasin uuele küsima, nüüd siis AI teatab meile. Vaat nüüd, kuidas AI asja ütleb. See oleneb sellest, kuidas te defineerite, kus maal viimati lõpetati orjus. It's how you define country, ehk siis kuidas te defineerite sõna country, maa, riik. Näituseks on igasugused majandused ja koloniaalmajandused nagu Brasiilia ja Austraalia. Kuid seal ei olnud mingit tõendid orjuse kohta, nagu ka teistes kohtades enne eurooplaste saabumist. See tähendab, mingit märki orjuse kohta nendes kohtades ei olnud enne, kui saabusid eurooplased. See tähendab, et need tõid demokraatia ja ühes sellega ka orjuse siis või no tekib küsimus ja seda räägib meile AI. Muide, AI-l on tendents, niipea kui asi puudutab poliitikat või religiooni, siis hakkab pihta üks suur vassimine. Nii, võime öelda ka niimoodi, et ma nüüd jälle käigu pealt tõlgin, see on AI on meile teatanud. Orjus Hollandis ja Suurbritannias ei praktiseeritud aastal 1000 kuni 1100, kuid nad olid sel ajal üle atlandilise orjakaubanduse põhitegijad ja utilized, ütleme nii nagu on, utiliseerisid neid oma kolooniates, ehk siis tarvitasid neid orje omale kuuluvates kolooniates. Ja tänu sellele me ei saagi öelda, et kas neis maades oli siis lõpuks orjus või ei olnud. Kuna Inglismaa ja Holland toimetasid oma kolooniasse orje ja nad tegid nendega, mis tahtsid ja korraldasid seda orjanduse õitsengut ja arengut seal samas kolooniates, siis me ei saa öelda, kas nendes maades oli
või ei olnud orjanduslikku korda või kas seal orje oli või ei olnud. Võtke või jätta. Tuletame meelde, et Araabia maas Mauritaanias oli kogu aeg orjus kuni 1981 lõi. Nüüd aastate jooksul Aafrika rahvast viidi Araabia maadesse ja Kesk-Itta umbes 1300 aasta jooksul, 1300 aasta jooksul, see on siis praegu on 2000 midagi, see on siis aastal 700 pandi siis käima Araabia maadesse juba orjakaubandus. Muu kaubandus veel eriti ei toimunud, ei olnud tuntud, maailmakaarte polnud veel eriti joonistatud, aga orjakaubandus juba käis, teate, kuidas navigatsioon toimub ja nii edasi, väga raske, aga nüüd on ka selline küsimus, ma vaatasin veel lähemalt, hakkas huvitama, mis selle orjanduse all siis silmas peetakse. Orjandus tuleb välja, et on kõik, see tähendab slaves, mis tähendab otseselt orja, siis serfdom ehk serfdom tähendab pärisorjust nagu ka meil siin oli, kus maa külge seotud talupoeg, tähendab talupoeg on seotud maa külge, ei saa seoses sellega eriti liikuma ega midagi, see maa ei kuulu seal juures temale. Hiljem tekkis küll väljaostuõigus, aga siin oli ka niinimetatud pärisorjus. Ja sellest vabaneti ka 1869, kui ma ei eksi. Ei, see oli varem oli isegi, varem. Ja pärisorjus, millal sai, et kui teine mingisugune tegelane tuli, ostis selle maa ära, siis ta sai selle talupoja ka kaasa, aga tegemist ei olnud orjusega. Ja seal oli veel mitu sellist terminit, mis oli kõik ühendatud orjuse alla. No ei saa lugeda talupoega, pärisorjast talupoega samaväärseks orjaga, kes istus ahelates kuskil keldris, keda tõmmati välja päevaks, kes töötas nagu härjake, siis toideti teda. Muide orjal selles mõttes, erinevalt võtta praegune kodanik, tema tervise eest hoolitsete, sest tööriist pidi korras olema, tööriist pidi terve olema ja ta pidi suutma maksimaalselt moodsal kombel panustada kohalikku majandusse. Nii et need asjad ei ole sugugi nii üheselt võetavad, nagu tihtipeale tundub. Nüüd aga veel üks asi, siin oli Tartu ülikoolist. Nüüd on, me oleme jõudnud siis, palju õnne meile kõikidele, meil on õnnestunud tasemele jõuda, kus Tartu ülikooli õppekava prorektor Mari-Liis Tikerpari kutsub ülikooli mikrokraadi pusleed kokku panema. Ülikoolist on võimalik saada ka mikrokraad. Sul enne ei ole mingisugust kraadi olemas. Sa lähed sinna, maksad oma raha ära, saad mikrokraadi, seal on mingisugused pusled, mingisugused punktid, paned 2 selle pusle endale kokku, järsku, hops, oled magister, veel natukene, palun väga, enne oled bakalaureuse saad veel kõigepealt. Ja hops, veel paned pusled kokku ja oledki magister. Nüüd hakkab kooruma välja, kust koha pealt tulevad need doktorid, mille väärtus on enam kui kaheldav, millega praktiliselt tegelikult mingisugune teaduslik väärtus, nad lihtsalt ei oma seda, ei ole olemas. Aga kuna käib üks raha pööritamine, me võime ju veel rohkem koolitada, aga andke raha juurde. See juhtus tol hetkel, kui te tähele panete, siis võtame ajas tagasi, niipea kui teadusasutused, ülikool on tegelikult teadusasutus, klassikalise määratluse järgi, ülikool on teadusasutus, kus toimub ka õpe. Niipea kui ülikoolidest said ettevõtted, ehk siis äriettevõtted, enam ei olnud põnev see, kas keegi kuskil midagi leiutab, midagi välja mõtleb, midagi päris teadust teeb, loob mingisuguseid uusi teadmisi
millega on võimalik midagi peale hakata, see ei olnud enam oluline. Oluline oli, et ots tuleb otsaga kokku, midagi jääb üle, midagi on võimalik jagada, kuskil edetabelites ollakse nii ja naasugusel kohal, võimalikult kõrgel, see tagab võimalikult suure raha juurdevoolu, see omakorda jaotamisvõimalused, seda omakorda elustandardidele, jaotajatele ja osalejatele, selle otsustajate ringile ja nii edasi ja nii edasi. Ei olegi midagi, nüüd pange ise see pusle kokku. Veel toome veel ühe näite selle samase ülikooli kohta. Ülikool võtab riigi käest, mitte ei võta. Ta küsib ülikoolide käest mingisuguse raha või vabandust, riigi valitsuse käest mingisuguse summa. No kes julgeb vaielda, et Tartu ülikool vajab 1 miljon. No ükskõik kui suur see summa, ütleme teeme asja lihtsamaks, 1 miljoni. Nii, siis ta loob igasuguseid instituute sinna sisse. Ütleb, et selle instituudi jaoks on vaja ja selle instituudi jaoks on vaja. Selle ehitamiseks, sellele instituudile on vaja sellist ja sellist hoonet. Ehitaja saab tööd, kõik väga suurepärane, rahad liiguvad, käibemaksud tulevad, kõik on rahul. Nüüd sinna istutatakse sisse see vastloodud instituut. See hoone seal juures on ülikooli oma. Nüüd see vastloodud instituut, mis on ülikooli oma, hakkab üüri maksma sellele samale ülikoolile. Tähendab, nüüd siis järjekordselt riigiraha rändab sinna tagasi. Hakkab tekkima küsimus, aga mis üürid, mis alusel see rent on? Kes maksab, aga mis alusel? Aga miks siin ei võiks olla siis riigi kinnisvara, mis hooldab ja kõik, mis on riigi käsutuses, et see siis mingisugustel alustel kas rendib või ei rendi või jätab rentimata või annab hinnast alla mingisugustel tingimustel või vastupidi küsib rohkem, sellepärast et neilt on võimalik küsida ja nii edasi, nii edasi. Ei, aga see business, kas või see kinnisvara business käib ülikooli sees. Tähendab, ülikooli nagu tegevuskavas ei peaks ju kuuluma see mingisugune kinnisvara business. Nad võiksid ja peaksid tegema teadusega. Aga kuna on tegemist ikkagi ettevõtlusega, siis ükski euro ju mööda külgi maha ei jookse ja võimalik on igasuguste voolude, sissetulekute, kassode ja muude põhjal näidata, kuivõrd edukad me oleme olnud, kuivõrd hästi me oleme, manageerinud, kas ei kõla väga uhkesti ja nii edasi, nii et tere tulemast. Nii, mis meil veel on? Tuli meelde, inglise keelde on see serfdom ja slave, lisaks on ka 3. veel, vabandust, unustasin enne ära. See on servant ehk siis teenija. Ka seda on tihti peale käsitletud orjana. Nii et ei pruugi olla, aga filoloogia võimaldab kõike muud ka. No nii, tundub, et tänaseks on kõik, ma kujutan ette, et oleme teie pead piisavalt juba segamini ajanud. Aeg on otsas. Täname veel kord toetajaid. Loodame, et teid tuleb juurde. Ja veel, olge julged, kui midagi tundub, et täname siiamaani kõiki neid, kes on mingit täpsustuse saatnud. Siin on mitmel puhul oleme eksinud, tunnistame seda nimede puhul ja täname teid, kes on tähelepanu juhtinud. Loodame, et teete seda edaspidigi sellest, uskuge mind, võidame me kõik, parandame ennast ja veel kord täname kõiki toetajaid ja loomulikult meie püha sõda läheb aina edasi.